väga raske on nagu sellist mängu kokku võtta, et saime hästi minema ja suutsime hoida, see on unelmate mäng selles mõttes treenerile ka, et 40 minutit põhimõtteliselt hoiad initsiatiivi ja mängukäik on nii-öelda kogu aeg kontrolli all, et lust on seal väljaku kõrval sellistes mängudes olla, et tervele meeskonnale kiitus ja tubli tööd. Hea emotsioon minna sellise mängu pealt vastu, samas ma arvan, et ega Rakvere see emotsioon kehvem ei ole. 2-0 eduseisust tuleb 2-2 peale vastane, juba jälle kõik ootavad umbes, et TTÜ nagu saab edu ja siis võtad viimase mängu ka üsna selles mõttes kontrollitult terve 40 minutit juhid mängu, vastane kordagi juhtima ei lähe, et ma arvan, samasugune emotsioon on ka nendel. Nii et selles suhtes ma usun võrdses seisus. Kui me Andresega kuskil kokku saame, meil nii hea omavahel rääkida selles mõttes, mulle meeldib väga nii-öelda näost näkku rääkida, et ma ajakirjanduse vahel temaga ei hakka rääkima, et las see jääb tema lõbuks. No ilmselge selles mõttes, et hooaja algusest peale on ju räägitud, et ikkagi Kalev Cramo ja Rock nii-öelda 2 juhtivat klubi, aga jutt ja paberil see ei maksa mitte midagi, et me teame ju seda kõik väga hästi, võtame kas või eilse jalgpalli ja mis iganes, sportmängudes kõik ei käi nii-öelda seda rada pidi, et mida arvatakse või mis on paberil kirjas, et me peame väljakul seda tõestama ja see on puhtalt meie enda kätes ja puhtalt meie enda kohus tõestada väljakul, et me oleme nendest parem. Ma usun, et taktikaliselt väga palju, sest ennem oli neil Ärgpalu, nüüd on Anderson Müürsepp ja selles suhtes mõlemad ikkagi suuresti korvialused jõud ja loomulikult Martin oma kogemustega oskab väga hästi situatsioone ära kasutada ja kasulik võistkonnale olla, mis iganes ta füüsiline konditsioon ja hetkel mängus nii-öelda tabavusprotsent on või mis iganes. Loomulikult me ei tohi lasta ennast segada sellest, et ta on Martin Müürsepp. Ma usun, et me ei lase ka seda endal teha ja mängime nii-öelda vastase vastu, kes on väljakul üks vastase 5 mängijast. Et igal juhul loomulikult me teeme jälle vastase puhul skautingu, räägime läbi, kellel on mis tugevamad küljed, kellega, kuidas me tahame mängida, mida me sunnime tegema, mida me oleme nii-öelda valmis, et vastane teeks ja see töö saab kõik tehtud samamoodi nagu teistegi vastaste puhul. See meistritiitel või finaali kogemus, ma arvan, see ei ole oluline, aga Andresel on kindlasti oluliselt suurem pagas treenerina töötamisel, et igal juhul on selles osas tal eelis, mingit kahtlust ei ole. Samas jällegi väljakul lõppkokkuvõttes mängivad mängijad, et mängijad on need, kes väljakul selle tulemuse otsustavad, treenerid on need, kes aitavad tulemuse selgumisele kaasa. Nemad annavad oma panuse kõrvalt.